sinist ja üks punane mees, kõik on tuttavad näod, 2 kohalikku ja üks võõras, keda mul on au esimest korda intervjueerida, FC Kuressaare ründaja Sander Laht ameti poolest, siis mis asi? Kaitseväe spordiinstruktor. Kaitseväe spordiinstruktor just. No nii, ja Viljandis on nad sellepärast, et need kuldsed medalid, mis poistel on kaelas, pani Rain neile natuke aega tagasi kaela, mis siin toimus? Toimus siis 2 päeva järjest jõustruktuuride sportmängud ja muidugi jalgpall oli ainult väike osa sellest, aga meie siis oleme rohkem seotud selle jalgpalli poolega, aga muid spordialasi oli väga palju. Ja. Läks korda? Super, ilm oli väga hea, mingit ohtu, et kuskilt mingit jama kaela hakkab tulema ei olnud, mängijad olid väga korrektsed ja viisakad, kohtunikud olid omal kohal ja kõik toimis väga hästi. Kogu turniiri peale üks kollane? Jah, struktuurid elavad ennast välja nagu ma ütlesin enne autasustamist, et ju nad elavad ennast mujal välja, et siin oli kõik väga korrektne ja viisakas. Kusti poolfinaalis panid tõsise mammu ka ja sul on nüüd 2 nädala jooksul teine kuldmedal kaelas. Kas see natuke mõtlema ei pane, et aastaid tulevikus mänginud ja ühtegi karikat ega medalit ei ole võitnud, nüüd 2 nädalat kaitseväes ja 2 kulda kaelas, et äkki peaks karjääri vahetama? Ma ei oska mitte midagi öelda selle peale. Kaitseväeline napisõnalisus. Sa läksid aega teenima 2 nädalat tagasi ja päris palju tuttavaid nägusid ootas sind ees seal juba. Jah, just nii. Kellega koos sa praegu teenid? Eks ma teenin Siimson Karliga, et oleme isegi ühes jaos, et samas toas elame. Ja on veel paar koolikaaslast ja noorem seersent Lappa on ka. Lappa on siis väravas ja nüüd tuleb klassika. Võtame kaadrisse tagasi. Kuuldne Kusti on üle kuulatud. Kuidas teenistusest muljed? Ühe lausega. Senisest teenistusest. Töökas. Ühe sõnaga. Aga mitte väsitab. Natuke ka väsitab. Sander, jalgpallipoissi on kaitseväes ja sinu käel päris palju. Jah, et meil jalgpallipoisse on palju minu enda küberist, siis meil ongi tegelikult praegu pandud eelmise nädala kaitseväe meistrivõistluste tulemusel siis kokku selline kaitseväe ülene võistkond, mis praegu siis koosneb vahipataljoni ja küberväejuhatuse ajateenijatest. Ja tegelikult meil oli veel üks Martin Pärn, kes mängib Vändavapruses, tegelikult oleks pidanud ka tulema esimesest brigaadist, aga tema ei saanud kahjuks luba ja kui siin Kustil on nüüd 2 kulda on 2 nädala käes, siis tegelikult järgmine nädal on meil veel Balti mängud, kus siis esmaspäeval ja kolmapäeval kohtume Läti ja Leedu kaitseväe koondistega ja seal tal on võimalik siis 3-3 võtta, et loodame, et läheb nii ilusasti. Nii, aga pressime lahelt lubadusega välja, et kui Balti mängudelt medal tuleb, siis Kusti saab talvel igal nädalavahetusel trenni ja mängudele tulla. Kahjuks või õnneks mina ei ole see luba ja kui ta oleks küberis, siis ma saaks selle lubaduse võib-olla täide viia, aga kui nüüd ka Balti mängude võit tuleb, siis kindlasti tuleb abupäev ja ma usun, et ta saab mõnele mängule nüüd juba septembris kindlasti. Aitäh kutid ja aitäh kohtunik Tõlpa 2 päeva rassi. Aitäh!